tere tulemast! Ütlen veel kord tere tulemast vaatama järjekordset lühilaivide sarja osa number 6 ja selle sarja nimi on Muutus läbi armastuse. Ja mina olen Kristine, olen selle grupi maagilised taipamised looja, olen coach ja minu lemmik, ütleme niimoodi, valdkonnad hetkel on, mis mind kõnetavad, on vastutuse võtmine, enesekindlus ja mis sinna salata, on ka eesmärkide seadmine ja nende täitmine. Kui sa oled siia jõudnud vaatama, siis ütle mulle tere ja mul on hästi hea meel, kui sa ka kirjutad mulle, mis sul on läinud täna hästi. Tänane teema, mille ma valisin, on sinu 3 soovi. Ja ma tahangi, et sa korraks kujutaksid ette, et sa kõnnid ilusa kas jõe ääres või järve ääres või kuskil kaunis rannas. Ja kujuta ette, et sinu ees tuleb siis veest välja kuldkalake. Sa kindlasti tead kuldkalakese muinasjuttu ja täpselt see sinuga juhtubki. See kuldkalake küsib sinu käest, mis on sinu 3 soovi? Kirjuta need 3 soovi endale üles. Et mis on sinu 3 soovi? Tere, Tiina, mul on hea meel, et sa siin oled. Kirjuta mulle siia, kuidas on sinu päev täna läinud. Ja seejärel kirjuta üles omale, mis on sinu 3 soovi, kui sa tead, et kuldkalake need täidab. Nii, kui sa oled need 3 soovi ära kirjutanud, siis kujuta nüüd korraks seda ette, et see kõik on päris ja see saabki nii toimuma. Ja need samad 3 soovi, mis sa sinna kirjutasid, pane sinna juurde ka kuupäev, millal sa sooviksid, et see täituks. Tšau, Liina, nii tore, et sa siin oled. Kirjuta mulle siia chatti, kuidas on sinu päev läinud täna ja kirjuta üles enda 3 soovi. Ja siis mõtle juurde, millal need soovid võiksid olla täidetud. Ja kui sa oled selle kuupäeva sinna saanud, siis õnnitlen sind, sa oled just kirja pannud enda eesmärgi. Et just nimelt nii lihtne ongi tegelikult eesmärkide seadmine, et sa kirjutad välja, mida sa soovid ja seejärel sa kirjutad sinna ka kuupäeva, millal see võiks olla siis täidetud, millal sa soovid, et sinu soov oleks täidetud ja nii sa oled loonud endale eesmärgi. Nüüd, mis sellega edasi teha? Et see jääks lihtsalt sulle sinna paberile, siis on hea, kui sa kirjutad sinna juurde, et millised võiksid olla need tänased sammud, mida sa teed, et enda eesmärki täita. Sa ei pea teadma, kuidas täpselt sa sinna lõpuni jõuad. Sa ei pea teadma, kuidas sa ise nagu kogu seda teekonda täidad. Aga kõige olulisem ongi siin teada lihtsalt seda kõige esimest sammu, mida sa oled valmis täna tegema, et siis see kuldkalakesele esitatud soov saaks täidetud. Et ma ei tea, kas sa oled kuulnud, aga sa võid kanda siia chatti teada, kas sa oled sellest kuulnud või kommentaaridesse siis, et universum tuleb sulle poolele teele vastu. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et niisama nii-öelda siis toon väljendit diivanil istudes ja öeldes, kahjuks meie eesmärgid ega soovid ei täitu ja nendeks tuleb ise midagi teha. Ja mis see midagi teha on, kui ma taaskord võtan selle sama diivani näite, siis vähemalt tuleb sealt diivanit püsti tõusta ja hakata vähemalt tegema midagi teisiti. Seega mõtle ka selle koha pealt, et see, mida sa siis nii-öelda kuldkalakeselt soovid,
et mis on see samm, mida sina saad teha, et hakata oma eesmärgi poole siis liikuma. Ja ma tean, et ma olen juba sellest sõnast eesmärk rääkinud, et kuidas mulle see oli alguses vastumeelne. Seega sa võid tõesti enda jaoks ka mõelda, et räägingi sellest soovist ja mis on see, mida sa tahad, mis on sinu unistus. Seega mõtle korra selle peale, mis on sinu tänased sammud, mis sa sinnapoole saad teha. Ja kui sa oled need kirja saanud, siis kirjuta järgmine samm ja kõik. Rohkem ei olegi vaja teada, ainult 1-2 sammu, mis sa saad täna teha, sest need teadmised ja need võimalused on sul juba olemas. Ja tihtilugu on see esimene samm ka lihtsalt otsuse tegemine, et sa üldse seda asja päriselt tahad. Et kui mõelda ka selle peale, et mul ei ole ajalist ressurssi või mul ei ole rahalist ressurssi, siis kõige esimese asjana, milleks on siis otsuse tegemine, sul ei olegi seda ei ajalist ega rahalist ressurssi tegelikult vaja. Sul on vaja lihtsalt teha see otsus, et hakata siis üldse liikuma. Ja nagu ma ütlesin, lihtsalt tõuseb püsti diivani pealt ja see on juba üks suur samm. Siis teine väga lihtne samm, mida sa saad teha, on kirjutada välja enda visioon. Ehk siis see, et kuldkalake lihtsalt metafoor, ma igaks juhuks ütlen siia, et kuldkalakesele anda ka veel nii-öelda suurem pilt, siis on hea, kui sul endal ka on see suur pilt olemas. Ja teine samm, kui sa oled otsuse ära teinud, mida sa tahad, siis on suurepärane võtta lihtsalt endale üks pastapliiats, võtta endale siis nii-öelda kirjutusvahend ja märkmik või siis kaustik või vihik. See koht, kuhu sa saad kirjutada ja kirjuta enda suur visioon, et nii-öelda kui sinu 3 soovi on sinu selgroog, siis tee sinna ümber, pane sinna ümber ka lihased, ehk siis see ongi see visioon, et mida sa tahad ja kuidas sa tahad ja milline on siis sinu elu, kui need 3 soovi on täidetud. Seega selline lihtne ülesanne sulle täna, et mõtle korraks, mida sa tahad, mida sa päriselt tahad, et kui sa tead, et see kindlasti täitub ja see ongi lihtsalt enda soovi välja ütlemine ja sa kirjutad visiooni, kuidas sa tahad elada, ja kuidas sa tahad elada, mõtlengi selle koha pealt, et see soov, mis sa oled ära öelnud, et milline elu sul siis oleks, kui need 3 soovi on sul täidetud. Kirjuta mulle siia kommentaaridesse, kas selline kuldkalakese näide ja metafoori kasutamine aitas sulle selgust saada ka nii-öelda oma eesmärkide kirja panemisel. Ja tahan veel siia lõpetuseks öelda, et elu on mäng ja kes tahab mängida kurba mängu, ei taha ilmselt keegi. Seega tee see kirjutamine ka enda jaoks lõbusaks ja kui sa oled kirja saanud oma visiooni, siis võid ka sellest siin teada anda ja mul oleks hästi hea meel koos sinuga seda tähistada, sest see ongi ainult need 2 esimest sammu. Tõuse diivanilt püsti, võta pastapliiats, võta endale märkmik ja hakka kirjutama. Teengi sellise hästi lühikese ampsukese siia täna ja aitäh, kes te siin olite vaatamas. Aitäh, et te siin vaatan, et te olete kirjutanud ka, et täna oli kiire päev ja on olnud tegus päev ja tundub, et ongi tänase päeva märksõna tegus. Ja ka minul on olnud täna väga tegus päev ja lähen ka kohe järgmisesse veebiseminarile ja loodan teie kõigiga taaskord kohtuda juba järgmisel nädalal. Aitäh sulle, et sa olid siin vaatamas ja tšau.